Ettevõtlusprojekti juhtimist tulin Pärnu kolledžisse õppima sellepärast, et ma tahtsin õppida. Sõbrad on küsinud, ma olen üle 10 aasta tegelikult ettevõtja olnud ja nüüd mõtlesin, et kuna kõik on tehtud puusalt, oma sisetunde järgi, lihtsalt jooksvalt õppides, siis nüüd äkki võtaks ja päriselt õpiks ka. Olen tegutsenud ehitusvaldkonnas 18 aastat, enne seda õppisin tegelikult ühes eraülikoolis finantsjuhtimist. Jäi küll lõpetamata, aga õppimishimu jäi alles ja olen ennast jooksvalt koolitustega ikkagi kogu aeg hoidnud ree peal. Kui nüüd mõelda selle peale, et miks nüüd tulin õppima, siis aastaid olen õiget hetke ootanud. Seda õiget hetke ei ole, vaid lihtsalt tuleb kätte võtta ja tuleb tulla õppima. Kogu see minu praktika, mis ma olen 10 aasta, 11 aasta jooksul siin ettevõtluses omandanud, et see on niisugune väga hea põhi, nüüd võtame teooriat natukese vale pidi, aga see kooslus on väga hea. Ma tunnen ennast suht kindlalt enamus ainetes ja soovitan kõigile, kes tahavad ennast täiendada, kes tunnevad, et nad ei ole valmis, inimene ei tohigi olla kunagi valmis, siis julgelt õppima. Alati on hea aeg. Tasulise õppe kasuks otsustasin sellepärast, et kui nüüd võtta, et ma olen igapäevaselt tööga hõivatud, mul on pere, nagu paljudel minuealistel, siis on ainus variant sessioonõpe. Sessioonõppes ettevõtlust õppida Eestis ei ole väga palju võimalusi. Üks nendest on Pärnu kolledž. Kuna Pärnu on äge, Tartu Ülikool on äge, Pärnu kolledž on äge, siis siia ma tulin. Kuna ma õpin sessioonõppes, siis oma õpinguid ma rahastan loomulikult oma igapäevase tööga. Õppekavale soovitan õppima tulla kõikidel, kellel on huvi ettevõtluse ja projekti juhtimise vastu. Väga lai aine, väga lai tegevusskaala ja kõik, kes on vähegi huvitatud, olenemata east, soost, alati tasub tulla.